Äriplaani tehakse kõige enne ikkagi enda jaoks. Et aru saada, kas see idee ka äriliselt töötab. Väga inimlik on olla optimist ja tihti, kui on hea idee tekkinud, siis tundub, et see igal juhul töötab. Äriplaani enda jaoks kirjapanek tavaliselt toob selle selguse, kas see asi toimib või mitte, et kas tehtavad kulutused ja hilisemalt saadav müügitulu üleüldse nulli jookseb välja või mitte. Eestis on tegelikult niimoodi, et tihtipeale kirjutatakse äriplaani just nii-öelda kas pangale, investorile või EAS-ile või Töötukassale. Mina arvan, et tegelikult äriplaani peaks kirjutama ka iseendale. Et ikkagi mängida need stsenaariumid läbi, et aeg on väga nii-öelda väärtuslik ja kui raisata aasta-2 oma ajast idee peale, mis tegelikult tuleb välja, et ei tööta, aga selle oleks võib-olla saanud teada varem. Ma usun, et äriplaan on kindlasti väga tähtis koostada, et saada nii-öelda just sama kinnitust selle idee sobivusele siia turule ja siia keskkonda, aga teiselt poolt kindlasti ükski äriplaan ei tee ettevõtet kasumlikuks. Et kõige selle taga on tegelikult ikkagi see meeskond ja kes seda tööd teeb ja need ideed ellu viib. Kui ma oleksin investor, siis ma tegelikult loeks äriplaani esimese lehekülje ja rohkem uuriks inimeste tausta. Äriplaani kirjutamisel on suhteliselt pragmaatiline mõte. See on eelkõige üks asi on iseenda jaoks, et sa oled läbi mõelnud kõik aspektid ja kõik riskid ja kui sa siis soovid kaasata kedagi teist, partnereid, investoreid, võtta laenu, siis see on võimalus, kuidas sa annad edasi, et kas sul on nagu kõik need aspektid läbi mõeldud, kas sul on võimalus olla edukas ja et see on see, jutuga me võime ükskõik millise idee nagu suureks rääkida, aga iseenda jaoks äriplaan võib olla ühel A4-l, ühel leheküljel, sul on tehtud mingid tasuvusanalüüsid, mingisugused kulud, et välispool kindlasti tahab näha rohkem, millised on taustad, millised on trendid, kindlasti sa sinna imed ka midagi pastakast välja ja annad mingisugused hinnangud mingitele mahtudele ja kõik, mis puudutab ju tulevikku, ega seda kunagi keegi ei tea, et kas need prognoosid täituvad selliselt või ei täitu, et eks ta on ka alati selline tunnetuslik ja ütleme lihtne äriplaan, mis nagu öeldakse, et äriplaan, mis on rohkem kui üks A4, et see on juba, et kui sa ei suuda ühe A4-ga ära öelda, mis sa teha tahad, siis tegelikult ei ole nagu mõtet. Mina olen ka jõudnud selleni, et kui sa ei suuda oma äriplaani ühel lehel selgitada, siis viska minema. Et siis tundub, et see on selline nagu vana kooliharidus, et kellelgi ei ole aega 120 lehekülge lugeda ja kui sul ikkagi need põhiasjad nii selgelt peas ei ole, et sa oskad nad ühele pildile kokku panna, siis ei ole mingit mõtet. Et me oleme jõudnud oma koolitustel ikkagi selleni, et ongi üks lehekülg, üks A4 ja rohkem ei ole vaja. No ma usun, et kui keegil ei ole oskus omast ideest äriplaan teha, niin ma ei usu, et temast saab äriliider või juht. Semmoinen äri ehittäminen, niin se vajab inimest, aga se vajab sellest inimest, kellel ei ole ainult ideed või ka võimalused neid ideed müüa. Äriplaan on selles mõttes nagu formaalsus, et ta on meil paratamatult iga asjaga vajalik, nagu lõunasöögi ajal meil on vajalikud lauanõud. Et muidu on kõige raske seda toitu kätte saada, aga lauanõud kunagi toitu ei asenda. Äriplaan on sinule kui ettevõtjale vajalik, sa pead neid mudeleid nagu teadma või tunnetama, aga ma võin öelda, et äriplaani nagu koostamiseks ei ole vaja mingisugust spetsiaalset väga tugevat ettevalmistamist. Kui sul on normaalne loogika, sul on keskharidus, sa oskad Excelist nagu tabelit teha, siis sa saad ka nagu äriplaaniga hakkama. Et siin need väärtused on kuskil hoopis mujal peidus.
ma arvan, et äriplaan kindlasti võiks kirjutada ka ühele lehele. Muide Äripäeva enda äriplaan, mul on tagantjärele seda dokumenti näidatud 80ndatelt aastatelt oli just nimelt ühele lehele kirjutatud tegelikult selline väga selge visioonikirjeldus ja kõik ja selle järgi tehti see investeering ära. Samas kui siin noorele ettevõtjale tõesti täna nõu anda, kes läheb nagu reaalsesse panka või investori juurde, siis kindlasti see 20 leheküljeline kohustuslik kaust peab tal nagu kaasas olema ja need tabelid ja selline akadeemiline hõng, et see käib nagu paratamatult kaasas. Aga mis on oluline, et see ei ole kindlasti kõige tähtsam. Et on ju öeldud, et äriplaan et sul on lootus raha saada siis, kui sa suudad liftis pankurile selgeks teha, mis asi see äriplaan on. Et see on üks moment, et sa pead tõesti seda äriplaani, ta peab sul olema 20 leheküljel, aga sa pead suutma seda 3 lausega kommunikeerida. Et teine asi, mis on nagu hästi tähtis, et kui sa lähed nagu raha küsima, siis keegi ei hakka vaatama sinu need Exceli tabeleid, mille olemasolu peetakse normaalseks. Aga vaadatakse eeskätt sinu näkku ja pilku ja katsutakse hinnata, kas sul on nagu piisavat vaimustust ja soovi ja tahet ja indu seda teha. Ja üks asi, mis võib nagu olla oluline või millest võib nagu kasu olla või mis sisendaks nagu usaldusväärsust, et kui ma oleksin ise investor ja peaksin nagu teie äriplaani nagu vastu võtma, siis äriplaan ei ole mul üldse oluline, ma usun, et te selle Exceli tabeliga olete hakkama saanud, mul on oluline sära teie silmades, aga ma tahaks veel näha midagi, mida te olete elus korda saatnud. Kui teil on tagataskus mingisugune edukas äri, sageli teil seda ei ole, aga kas või edukas tulemus spordis, edukas tulemus õpingutes või mingisugune pingutus, mis on teil nagu korda läinud, see tuleb kindlasti nagu kasuks. Et inimene, kes suudab nagu ette näidata oma edukat nagu tulemust, on kindlasti usaldusväärsem ja konkurentsivõimelisem. Äriplaani kirjutad ikka iseenda jaoks, et sul võib olla mõte väga selge ja eesmärk väga selge, aga kui sa paned ta paberile, siis sa hakkad sellest teistmoodi mõtlema kui siis, kui ta lihtsalt siin peas on. Et see sõnastamine, mustvalgelt vaatamine ja argumenteerimine, enda jaoks argumenteerimine, kellele ma seda teen, mis see on, mis ma teen täpselt, miks ma seda teen, mis kasu see, kellele ma teen, sellest saab. Tegelikult hakates peale sellest, mis tema vajadused on või millist niisugust, miks ta üldse peaks kuulama minu mõtet või pakkumist või vaatama minu toote või teenuse poole. Et selle läbimõtlemine sõnades paberil, numbrites sinna juurde paberil, hästi väärtuslik. Hästi väärtuslik. Ma olen hästi palju äriplaane, mis ongi jäänud sahtlisse või siis lihtsalt läinud paberijunti on tegelikult õige mõelda selle kohta. Põhimõtteliselt kõige parem äriplaan on ikkagi inimene ise. Et see on juba nagu Toots ütles, et kõige parem soovitus on mees ise. Et mis sa seal ikka plaanid, et äri on nii ootamatu asi, et meil näiteks ei ole eelarvet. Me tajume umbes, et millised summad võib-olla tulevad ja nii edasi ja kuidas me kulusid juhime, et aga selline asi, et me nagu täpselt teame, et mis homme tuleb, see on nagu täiesti võimatu ja ebavajalik ja see on prognoosimatu. Et küsimus on selles, et kui me teeme väga kõvasti tööd, siis suure tõenäosusega ma mingit perspektiivi ju tean. Ma ju võin tajuda ette, et mis võib juhtuda, aga mis täpselt juhtub, seda näitab ainult elu. Tegelikult on see äriplaan panga jaoks, kui ma vaatan nüüd pangaametniku, endise pangaametniku pilgu läbi, et tal on vaja aru saada, et kas seal on võimalik raha teenida või mitte, kas on võimalik, et see raha tuleb tagasi panka või mitte. Et see äriplaan on niisugune müstifitseeritud mõte. Tegelikult piisaks ju tegelikult selle teenuse kirjeldusest ja turgudest, et kus seda müüakse ja arusaamisest, et kas seal on võimalik raha teenida, sest pangal on väga hea ülevaade erinevatest turgudest, kuna laenu on antud väga paljudele turgudele. Ja osadel turgudel on selline situatsioon, et näiteks 4-5 turuosalist, kõik on kahjumis. Ja siis tuleb keegi, kes ütleb, et ma teen sinna midagi juurde. Siis esimene vastus peaks olema kindlasti ei. Aga kuna raha on vaja välja anda ja see ongi pangaäri, siis ta küsib äriplaani. Ja kui ta näeb sealt, et seal on mingisugune erakordselt nutikas idee võrreldes teistega, mis tundub usutav, et siis ta võib kaaluda isegi sellisesse valdkonda raha andmist. Et
et selles mõttes loomulikult äriplaan on vajalik, kui sul on raha vaja. Aga esimene soovitus on muidugi see, et laenu mitte võtta. Et investorid mitte kaasata. Et tee ise, et siis sa teenid lihtsalt kõige rohkem. Sest investoritele ja pangale tuleb raha igal juhul tagasi teenida. Ja see võib olla oluliselt keerukam, kui mõnda aega natukene kitsikuses kannatada. Äriplaan, selge see, et peaks olema mingisugused eesmärgid. Aga selle kohta on ka väga erinevad teooriaid. Mõni siis juhtimiskuulu on äriplaanide poolt, mõni on vastu. Eks see tõde on seal kusagil vahepeal. Aga ma leian, et eesmärgistatud tegutsemine on kindlasti vaieldamatult vajalik. Ise küsimus, kas ta peab olema just äriplaani vormis. Kui sul on pangast vaja finantseerimist, siis loomulikult äriplaani nõutakse või EAS-ist vaja toetust või PRIA-st või kus iganes. Aga mina ei ole äriplaani kirjutanud, mul on konkreetselt... Minu äriplaan on mis? Tahate teada, mis on minu äriplaan? Minu äriplaan on 10 punkti, mis ma olen endale lihtsalt failina arvutisse pannud. Ja 5 punkti, mis on mul mõnitas peegli seina peal. See on minu äriplaan. Kui me räägime niisugusest tehnoloogia startupist, siis neil ei ole sellist äriplaani vaja. On muidugi vaja ärimudelit, on vaja selget visiooni, kuidas sellega minna, aga meie arengufondi portfellis olev kõige rohkem väärt olev ettevõte sai oma esimese investeerimise on GrabCAD, mis on täna saanud jätkuinvesteeringuid üle $10 miljoni. Tema sai esimese investeeringu arengufondist siis, kui seal ei olnud mitte midagi muud kui üks idee ja kaks noormest, kes olid piisavalt head, et panid investoreid uskuma, et nad suudavad selle ellu viia. Ma olen nüüd olnud ingelinvestori rollis mõnes projektis. Nii kaasa läinud kui ka mitte kaasa läinuna. Aga ütleme niimoodi, mul on mingi aimdus selles mõttes investori poole pealt vaadates ka, mitte ainult oma kogemusest ettevõtjana, kuidas on tähtis struktureerida see nägemus, mis inimesel on, eks ole, oma ärist ja äriideest. Kui inimene ei ole võimeline seda üleüldse struktureerima, siis see ei tähenda, et ta on halb ettevõtja. Aga siis peab tema kõrval olema keegi, kes selle ära teeb, kes selle töö ära teeb, kes struktureerib ära selle äriidee. Ja äriplaani tegemisel väga tihti ongi tegelikult see väärtus, et see struktureerib asjad ära õigel viisil ja viib nad sellesse rahalisse perspektiivi, mis on ettevõtluse jaoks nii oluline. Kui seda ei ole, siis asi lõpuks ikka lendab uppi, eks ole, põletatakse raha tinglikult öeldes ära ja kõige parem idee siiski ei tõuse lendu. Nii et ma arvan, et see ongi see põhjus, miks ma arvan, et eelkõige äriplaani on vaja ise enda jaoks. Ta peab olema aus, ta peab olema enda jaoks hästi läbimõeldud ja ka kokku lepitud tiimis. Sest see on ühtlasi ka nii-öelda mingil määral ka see struktuurne raam, mille raames siis see tiim toimima hakkab. Nüüd variant, et äriplaan on selline asi, et ma nüüd teen ta täna valmis ja siis järgmised 5 aastat on üks ühele täpselt see sama ja kõik läheb minu plaani järgi või siis ei lähe. Tõenäoliselt ei lähe. Õigem oleks vastata kohe, et ei lähe ja seda tuleb kogu aeg korrigeerida. Ja see jällegi eeldab seda, et sa kogu aeg mõtled läbi ja näed seda tagasisidet rahalises vääringus.